Palun, Stig. Üks. Tere! Mina olen Stig Granlund, ärianalüütika valdkonna müügijuht Oixios ja mul on teile rääkida täna paar huvitavat lugu. Milliseid abivahendeid saab finantsjuht täna kasutada ja fokusseerime siis sellele AI suunale. Kes on kokku puutunud, tuleb tuttav? Jah, mõned on, eks ole, sealpool ka. Tõsi, Power Query on olnud abivahend juba palju aastaid, tegelikult on Power Query'ga võib-olla süüdi, miks mina üldse sellisesse IT-konsultatsiooni valdkonda astusin. Võimas tööriist, aga ikkagi, eks ole, natukene manuaalne. Ja lood, mis ma teile räägin, oleks siis, ütleme sellise Power Query kontekstis siis võib-olla uus tase, järgmine tase. Ja ma räägin oma kogemused Power Automate'i valdkonnast. On keegi kuulnud Power Automate'i, jah? Isegi kasutate? Väga hea, super. Siis Power Automate'il on, ütleme, kaks sellist suunda. Üks on cloud, mis on siis pilvekeskkond ja teine on siis Power Automate desktop, ehk siis teie Windowsi töölauarakendus. Ja alustame siis sellest cloudist, mis asi see Power Automate cloud, ehk siis see pilve pool on. Kõigil Office'i kasutajatel peaks olema see Power Automate olemas, see sõltub ka muidugi, ütleme, seal on mõned asjaolud seotud küll litsentsidega, et teatud tegevused nõuavad siis premium litsentsi, aga jah, kõigil Office'i kasutajatel peaks olema see kättesaadav. Ja mida siis sellega teha saab, on näiteks rutiinsete tegevuste orkestreerimine. Ütleme, et te ajatate mingisuguse andmetega seotud töövoo, näiteks, et kopeeri mulle andmed sealt kuhugi faili, eks ole. Samuti on sinna toodud sisse AI võimekus, saate dokumente töödelda, ostuarveid näiteks, eks ole, saate prognoosida olemasoleva data põhjal, protsessi kaevandamine, analüüs, et leida pudelikaelad, kitsaskohad, sentimentaalanalüüs, näiteks, et kui keegi on saatnud teile kirja, et siis AI hindab, kuidas oli selle kirja sõnum, näiteks kliendi tagasisided ja erinevad ERP-lahendusega seotud AI tegevused. Kuidas alustada? Kui te olete loginud ennast sinna Power Automate'i kodulehe peale ja võib-olla alguses ei saa täpselt aru, et mis ma seal tegema peaksin, siis tegelikult on kohe pealehel olemas selline väikene AI abivahend, kuhu te saate siis oma lähteülesanne kirjeldada ja Power Automate siis proovib teile selle ülesande mingil kujul ette valmistada. Aga ma tulen selle teema juurde õige pea tagasi. Mul on paar värvikat näidet või lahendust teiega jagada. Teine lahendus või ütleme see teine pool Power Automate'ist on siis desktop, allalaetav Microsoft Store äpipoest ja see Power Automate desktop lubab siis teil seadistada töövoogusid, mis võtavad arvesse ka erinevad näiteks programmid, et teil on siis põhimõtteliselt võimalik seadistada, kes on kokku puutunud Exceli makrodega, eks ole, et Excelis lindistate kõik tegevused, siis Power Automate desktop lubab teil analoogselt, aga kõikide rakendust, isegi te saate ennast logida veebilehe peale, õpetada robotile, et võt näed, mine sinna, võta sealt andmed, lae mul alla, kõik sellised rutiinsed tegevused automatiseerida, et elu oleks mugavam, et teil jääks aega tegeleda kvaliteetse tööga. Ja samuti on sellel Power Automate desktopil erinevaid näidiseid, mida te saate siis aluseks võtta, et
nagu pildi peal on näha, alusta näitega, näiteks Exceli automatiseerimine, veebiautomaatika ja nii edasi. Et soovitan tutvuda, proovige ja ehk leiate sellest huvitava tööriista, kasuliku tööriista. Nii, aga tuleme nüüd selle Power Automate Cloudi juurde tagasi ja mul on siis ette valmistatud üks selline huvitav näidisülesanne ja seotud arvetega, et mulle tuleb kogu aeg igasuguseid arveid, antud hetkel siis käsitleme kommunaalarveid ja võib-olla siis defineerime ka vajaduse, et see oleks näiteks ESG aruande koostamine, eks ole. Noh, mis mul selleks vaja on? Mul on näiteks vaja mingisugust ülevaadet, siis mis on need kulud, eks ole. Aga kuna neid arveid kogu aeg tuleb, neid on palju, siis nende nii-öelda süsteemi sisestamine, see on selline manuaalne töö, miks ma seda pean tegema, et see on tülikas, eks ole, mul on kulub aeg teistele ülesannetele. Ja siis mul tuli idee, mis oleks, kui rakendaks seda Power Automate'i. Ja mis ma siis tegin? Läksin Power Automate'i kodulehele, leidsin sealt, seda laserit ei ole võib-olla näha, aga leidsin sealt sellise valdkonna nagu AI Hub. Ja AI Hubis on siis ette valmistatud erinevad sellised tehisintellekti mudelid ja leidsin, et mulle sobiks see extract information from invoices ehk siis töötle minu arveid, eks ole. Nii. Mis see mudel siis sisaldab? Teil on, valida, et kas te kasutate seda süsteemi poolt õpetatud mudelit või siis te saate ka oma mudeli seal kohandada. Mina läksin kergemat vastupanu, võtsin süsteemi poolt pakutava mudeli. Ta toob siia paar näidet ka, et kuidas ta siis seal arvete peal, eks ole, neid väärtuseid leiab. Ja valisin siis lähteandmeteks minu kataloogi, kus on kõik need arved. Ma ütlen, et seal oli 51 arvet selle nii-öelda harjutusega, mis ma siis sooritasin. Ja seadistasin Power Automate'i töövoo, et kuidas see seadistamine välja näeb, on siis nagu pildi peal, et selliste, nagu Lego klotse panete üksteise otsa, eks ole, erinevad tegevused, esiteks, mis asi see käivitab voo, eks ole, antud hetkel manuaalselt, ehk siis, kui mina nuppu vajutan, loeb mulle kõik need failid ja siis hakkab nii-öelda tsükkel pihta, et iga faili pealt proovitakse siis see informatsioon kätte saada. Samuti mul on määratud, et kus kohas on Excel. Excelisse siis on töökäsk, et lisa kõik read Excelisse ja siis ma mäpin ära, mida see AI sealt arve pealt leiab, eks ole. Nii. Lisaks kogu selle protsessi juures on abiks ka Copilot, et teinekord näiteks, kui te täpselt ei tea, mida kuhu seadistada, siis võib olla sellest Copilotist abi, et saate esitada küsimuse ja siis ta proovib teile neid lahendusi sinna voo sisse pakkuda. Aga antud hetkel ei midagi keerulist, selline lihtne setup ja kui ma siis olin selle ära salvestanud, sain selle töövoo käivitada. Algas protsess, võttis aega, nagu näha, 51 arvet võttis aega kuskil alla 20 minuti. Kui palju ma oleks ise kulutanud seda aega, eks ole, 51 arvet, need read kõik kopeerida, võib-olla ma teen vea vahepeal, võib-olla ma unustan midagi vahelt ära, eks ole, et tegelikult päris mugav. Ja tulemuseks siis AI või see Power Automate printis mulle need read Excelisse ja siit juba edasi esitasin küsimused, visualiseeri elektrikulu kuude lõikes ja tulemus ongi käes. Et nagu öeldakse, as simple as that, et üks idee, eks ole. Teine idee, ma räägin oma kogemusest, kliendil oli mure ostuarvetega. Ostuarved ERP ehk siis majandustarkvaras, neid sisestatakse käsitsi ja kuna seal on inimfaktor, eks ole, seal võivad tekkida erinevad vead, et on kas vale maksukood, lähevad deklaratsioonid valeks, on seal valed summad, mis välja makstakse, eks ole, ja nii edasi.
Ja siis oligi mõte, et aga valideerime ära, et laseme AI-l teha sellise kiire tšeki, et kas teatud punktid on õigesti sisestatud. Ja täitsa korrektselt töötab, et need kohad, kus kohas siis raamatupidaja oli teinud vea, siis AI tõstis lipud ja pärast sai üle kontrollida. Vot, et sellised ideed olid minul täna. Aitäh teile!